Tänavu merepäevade peakangelased on viikingid ja siia on üles ehitatud tõeline viikingite küla ja meie leidsime viikingite küla pealiku, kelleks on Steve Hindrekson. Tere! Tere! No mis siis nüüd saama hakkab? Siin saab kogu aeg midagi ja täna ja homme veel saab siin igasugu viikingi tegevusi teha. Saab kirvest loopida, saab oda loopida, saab heitemasinaga lasta, saab vibu lasta, saab töötoas endale ehetele ruunimärke peale lüüa või mingisugust talismani teha, saab loitsupaela punuda ja saab mõnusalt süüa, kohe puude vahel grillitud lambaliha. Nii et tegevus siin jätkub ja saab ka siin viikingilaev turmaga sõita, mis praegu siin ootab just inimesi endale peale. Nii et kõik asjad saab ikkagi siin ära tehtud. No nii, ma viskan siis soojendustressi maha ja lähme vaatame. Hakkame pihta kuskilt otsast, just. Sain kätte mina ühe sellise kirvekujulise asjakese ja hakkan sellest nüüd ühteteist tegema, et mis see on ja mis ma nüüd tegema hakkan? Siin võib nüüd mõelda, mida teha. Et ajalooliselt neid kaunistati selliste mustriraudadega ja löödi sinna peale igasugu mustreid. Et mida need mustrid täpselt tähendasid, seda me kõike tegelikult peaaegu üldse ei tea. Aga peaaegu kõik ehted tegelikult olid ära kaunistatud. Ja see oli selline hea lihtne viis mustrite tegemiseks ja asjade isikupäraseks muutmiseks. Tere! 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 No kes teie sellised olete, mida te siin teete? Mina olen Maie. Me siin oleme, et laulda. Ja kaua te oma sellist bändi juba teinud olete? 2 päeva juba. Juba 2 päeva, päris vilunud. Ja kuidas teil siin läheb, et kuidas publikuga on? Väga hästi. Kui nüüd merepäevad läbi saavad, et kas kavatsete jätkata või lähete uute tegemiste juurde? Ei tea. Ei tea veel. No tore, head mängimist teile siis. Aitäh! No nii olen mina leidnud siis viikingite küla peakoka. Tere, mida te siin pakute? No, me pakume lammas küpsetatud viikingi moodi. Kui selle eespool nägite, puupulkade vahel. Just niimoodi viikingid küpsetasidki lambaid, sest nad sõitsid mööda ranniku serva, nägid lambakaari, lõikasid puuroikad, süsi alla ja õhtuks oli praad valmis. Jutuna lihtne, aga tegelikult see on päris suur töö, mis me siin teeme, et ühe lamba grillimine sellise tuulise ilmaga kestab 5 tundi. Ja need lambad muideks on värsked, nad esmaspäeva hommikul veel kepsutasid. Ja mitmes lammas teil siis praegu läheb? Tarvi 9 või? Jah, tervist, et lugemine on sassis juba, aga kuskil 9 lammas. Peale kusutavat sööki sain siin veel ka tassi mõdu kätte ja leidsin 2 neiut, kelle käest ma tahan teada, mis neil seljas on. Tere, mis teil seljas on? Minul on seljas siis viikingiaegsed rõivad. Et on vaipkleit, mis koosneb põhimõtteliselt 2 4-nurksist riidetükist, mis on õla pealt koos sõlgedega. Kuna juba vanust on natuke rohkem, siis juuksed on kaetud ja põll on ees. Et ei ole küll päris nii uhke kui kõrvalseisev naisterahvas, aga ikkagi siuke võrdlemisi jõukas. Ja mida me siis siitpoolsest garderoobist leiame? No siitpoolt me leiame muinas-Eesti riietuse. No muinas-Eesti jaoks kõige iseloomulikum tunnus nagu joon on pronkspiraalidest tehtud. No võt sellised paelad ja kaunistused igasugused. Need on ka minu kostüümis on esitatud. Ja kas mõlemad on siis abielus või vallalise naise riided? Selle järgi, et juuksed on kaetud ja põll on ees, siis pigem on ikkagi abielunaised. Leidsin kirvevõistluse pealiku. Kas selline kirveviskamine on kuulunud ka siis viikingite huvialade hulka? Siin kahtlemata ta on kuulunud see sõdalaste treeningu hulka, kuna kirveoskuse käsitlemine, see on ju nende leib. Ja et selle kirvega saavutada maksimaalset tulemust vastase ründamisel, no loomulikult sa pead temast kõike teadma.
ja see kõlab nagu sellega saaksid küll ainult suured ja tugevad mehed hakkama. Oi, vot see on absoluutselt väär arvamus, ma annan teile seda isiklikult proovida. Kuna statistika näitab, et naiste täpsuse viskamine on hulga, no nad on täpsemad lihtsalt. Aga õnneks on klassid erinevad, nii et konkurendid me ei ole. No nii, Steve, sa oled mu täitsa ära väsitanud, aga ma pean ütlema, et mu päev on korda läinud, ma olen ära ehitud, ma olen saanud trenni teha ja mu kõht on ka täis söödetud. Super, see oligi meie eesmärk ju, et sa saaksid sellise eheda elamuse, mida viikingid, kui nad elasid 1000 ja rohkem aastat tagasi, et mis nad tegid, mida nad oskasid, mida nad sõid. Vot merepäevad kestavad kõigest 3 päeva, kindlasti on inimesi, kes siia teie laagrisse ei jõua. Jaa, et loomulikult need merepäevad olid siin tõsiselt suurejoonelised ja see oli kindlasti üks selline paljude erinevate klubide ja viikingi ajastu harrastajate kokkusaamine ka ja sellepärast meid ka on siin nii palju. Aga Viikingite külas Tartu maantee ääres Saula külas, et seal on kogu aeg on Viikingite küla lahti aastaringselt ja seal saab pooli neid asju, mis me täna tegime, saab seal teha. Aga järgmine suur Viikingi festival või siis nii-öelda selline on Kiruvere muinaslaager, mis toimub siin nädala pärast juba. Nii et kellel on veel viikingi huvi, siis kindlasti seal saate veel lisaks erinevaid teadmisi. Aga suur aitäh teile ja edukat veel merepäevade pühapäevast päeva! Aitäh teilegi, kõik head, nägemist!